Need kaadrid, mis salvestatud Tallinnas Asunduse tänaval reede öösel vastu laupäeva, ei tähenda ka viite sugugi sellele, et kellegi Halloweeni pidu on pikaks läinud. Tegemist on äärmiselt tõsise väljakutsega ja ümbritseva jaoks väga ohtliku põlenguga. Politsei sai siis 31 vastu 1. novembrit umbes poole 1 ajal teate, et Asunduse tänaval Tallinnas siis on põlev auto. Koha peal selgus siis, et sõiduauto Toyota Corolla on leekides, põlenud oli siis mootoriruum, salongi esimene osa. Sõiduk sai suuri kahjustusi nii põlenguga kui siis ka hiljem päästjate poolt kustutustööde käigus. Auto ongi veel täna Asunduse tänaval maja ees, kuid sündmused, mis selle põlenguna viisid, on hoopis laiemad. Sõiduk oli suhteliselt uus, vaid 4 aastat vana, seega tehnilise probleemiga seal tegemist küll ei tohiks olla. Ema arkas öösel, helistas mulle, et põleb tema auto, et temale helistas politsei ja ütles, et auto põleb, et ta läheb, vaatab, mis seal juhtub nagu, et ma tuleks kohale. Ja siis oli juba põles? Ja me jõudsime kohale, siis auto juba oli sellises seisundis ja oli arusaadav, et autoga on kõik korras ja siis keegi pani põlema. Lisaks maja enda kaamerale saadi lisaks tõendid ka sealsamas kõrval asuva Omniva postkontori valvekaamerates. Kõigis neis on väga hästi näha, et masina juurde liigub meesterahvas, viskab auto alla midagi ja see lahvatab hiljem põlema. Täpselt samaselt on registreeritud ka kaamerate vaateväljast Darja enda sõiduki põleng natukene enam kui nädal aega tagasi. Tahan juhida tähelepanu sellele, et minu endise abikaasa esimesel naisel põles 5 aastat tagasi auto Maardus. Tol ajal, kui neil käis kohtuprotsess ühise... Ja, ma saan aru. Ja, kohtuprotsess, Teil ei ole siis mingit kohtuprotsessi? Meil käib ka praegu. Nii et tegelikult skeem võib olla täiesti... Ja. Meil on päris raske kohtuprotsess, sellepärast, et minu endine abikaasa röövis 2 korda lapsed välismaale ja viimati ma tagastasin neid läbi Interpoli. See auto siin Tallinnas Lasnamäel süüdati reede öösel, aga omanikud ja autovaldajad on kindlad, et tegemist ei ole lihtsalt õnnetusjuhtumiga, aga on süütamisega. Ja selleks on ikkagi väga palju tõendeid ja mitte ainult süütamist ei ole siin taga, vaid ka muid asju, autode lõhkumisi ja ka ühe teise auto süütamine. Seda tegu võis olla süütamisega saab kinnitada ka politsei. Esialgsetel andmetel siis võib arvata, et auto pandi põlema. Keegi inimestest kahju ei saanud, keegi viga ei saanud, kuid auto suuremas osas hävines. Seega Darja kahtlustuste kohaselt võib olla tegu tema eksmehega, kes selliselt perele kätte maksab. Tegelikult on erinevaid vandalismiakte tema sõiduki suhtes toime pandud veelgi.